Tere! Tere! Tere taas, head Motopurgi vaatajad! Uus nädal, uus saade ja meie taas siin teie ees. Täna küll autokütuseid võrdlema ei hakka, aga võrdleme kütust, mis käib inimestele sisse. Väike kohvi võrdlus. Meie teine lemmik asi tegelikult. Tegelikult küll ja teeme seda siis niimoodi, et võtame põhitanklatest Alexela, Olerex, Circle ühe sama kohvi, teeme cappuccino. Ja siis katame need kinni, et oleks pime test. Vaatame, milline on siis meie siuksel arvamusel kõige parem. Ja tulemus lõpuks me siis saame teada, milline on kohvi tiksul ikkagi kõige parem. Teiega nautige siis, kuidas meie kohvist korjame ja varsti hakkame võrdlema. Jep, näeme. No nii. No ilm väga meid ei soosi nagu näha, aga meie 3 osalejat või võistlejat on siin ees. Väga leidliku lahenduse, et mul olid nitriilkindad autos või vinüül ja siis panime need siia otsa. Panime kõigile ühesugused topsikaaned, et oleks ära tunda ja see on venitatud siia peale, nii et üldse ei ole topsi näha. Ja siis panime sildid peale suvaliselt, 1, 2, 3. Sama kohvi, kõik on cappuccinod, Alexela, Olerex, Circle, ei tea nüüd millises mis on. Meie tulime autoga kohvi tiksul, aga mõned tulevad siin laevaga. Võib ka nii. Segame veel üle need. Jah, segame natukene neid. Cappuccino valik oli sellepärast, et seal on kõige rohkem kohvi sees. Ei ole päris mingi piimavärk. Üldiselt see cappuccino versus latte on suht pooleks, et niikuinii joob mõlemat üldiselt vahet pole. No mina olen enamasti cappuccino fänn. Aga võtaks need välja, siis vaata, ma võtan salfaka siit. Hind nii palju, kui me vaatasime, oli vist igal pool suhteliselt sama. Circle oli 2,20, Olerex oli 2,20 ja Alexelas oli 1,95. Nii et Alexela on natukene odavam. Belgia, aga ma ei tea, sa hakkad sealt poolt või? Tead sa, ma hakkan siit poolt pihta, jah, ehk siis kohvi number 1. On tunda, et natukene mõrum on ta. Natuke mõrum, jah? Ja, et on niisugune, see on juba kaugemalt tulnud see juba. No mis juba? See mõttes see on esimene kohvi, mida ma proovin, aga ma juba saan aru, et see maitse on kuskilt kaugemalt. Ja. Vaata, mis sa arvad? Ma tõmban siis siit tilga koroonat endale ja... Ta on jah, natukene siukse kangema röstiga, ma ütleks, et siuke pisut... Võib-olla see ongi sellest, et ta tuleb kaugemalt, ta peab rohkem röstima, et siia jõudes ta ikkagi püsiks veel valmis. Lihtsalt infoks teile, et me ei ole mingid elukutselised baristad, et me teeme Sina seda siin omast mingist algatusest lihtsalt. Aga piim, kuidas oli, muidu oli tunda? See suhe tundus enam-vähem okei. Piima ja kohvi. Ma arvan, et selle kohvi number 1 puhul ongi see, et see on nagu kangemalt röstitud. Ta on mingi suurema röstastmega, et ta ei ole näiteks 3, ta on mingi 4 või 5. Ja piima vahekord ja kõik ahad on sama. Ehk siis nagu ta on lihtsalt nagu annab rohkem kohvi maitset, aga ta on siuke natukene üle röstitud minu meelest. Aga vaatame, mis see 2 siis näitab meile. Škoda ikka hea auto. Okei, kohvi 2. Ja see on malbem juba. On jah. See on malbem, jah. Ta on pehmem ja tegelikult ma tunnen, et siin on piima rohkem sees. Okei, aga ma vaatan, mis minu maitsemeeled selle kohta annavad. Kohvi number 2 tasakaal on väga paigas, ütleks ma. See on natuke parem, minu meelest see on natuke rohkem paigas. Siin võib-olla oli see kangus või kohvi kogus täpselt ei teagi nüüd, aga see mängis natuke rohkem siin rolli. Et see praegu mina ütleks, et see teine on parem. Kuidagi malbem, aga nagu samas väga hea kohvi maitsega kuidagi. Aga mis seal ikka, võtame selle 3. ka kohe ette. Selle 3. ka ossa. Pomme. Oi. Ma ootan, kuni sa ära maitsed. No vaatame, mis ma arvan sellest. Ei ole palju piima.
kuule vist on jah, nagu kuidagi, võta veel üks. Piima on tõesti selles kohvis kuidagi palju vist, et natukene... Jaa, see on siuke latte versioon. Ta on siuke, jah, kohvi muidu ise nagu maitse poolest on hea, aga piima on tiba palju, et kellele meeldib rohkem piimane, siis kindlasti see 3. No, cappuccino võrreldes on ta ikkagist nagu sa piima tahad, siis võta latte ära seda, cappuccinot võta. Aga mida me siin grillime rahvast, mis me siis ütleme, noh? Mina kõigepealt valin välja, mis me lemmik on. Ehk siis mina pakun, et lemmik on ikkagi see number 2. Jaa, sama. 2 on üsna hea. Ehk siis see on Mootoburgi valik. Mis asi see on, seda me ei tea. Ma arvan, et me peaks pakkuma ka, mis asi, mis on. Mina pakun, et Circle Olerex Alexela. Circle'iga ma olen nõus. Aga ma vahetan ära, see on Olerex ja see on Alexela. Okei, et ja milline kõige kehvem siis sinu arust on? No see sama, minu ajaks Olerexi oma. Minu meelest see, sest see on liiga kõvasti röstitud. Aga mis seal ikka, sa võtta sealt ja ma võtan siit ja hakkama vaatama. Jah, need kõige halvemad. Kellel õigus oli? Alexela! Big reveal, Alexela oli Fredi arvates kõige halvem, minu arvates oli Olerex ja jumal tänatud, meie suur sangar Circle ka on ikkagist võitjana, selle üle ei saa, noh. Nad on teinud ikkagist midagi hästi ja see kogus on täpselt õigena. Ei ütle, et teistel nagu halb kohvi on, et kindlasti nagu kui muud tanklat ei ole, ma võtaks igal juhul, sest et ma joon kõiki neid kohvisi tegelikult, aga number 1 valik ikka Circle millegi pärast. Olerexi kohvi on kunagi siukene. Ta on paremaks läinud selles suhtes. Jaa. Aga Alexelal oli varem minu meelest natukene leebem, nüüd on kuidagi väga kange röstiga, kas uba on lihtsalt kangem või panevad ise veits nagu peale. Nii ta on, selline see pimeteist sai. Eks siis pange alla siis kommentites ise ka, et nagu mis teie proovige järgi. Jaa, et pange oma arvama, mis teie arvate, millise tankla kohvi kõige parem on või äkki on üldse veel midagi, mida ma peaks proovima, ma ei proovinud täna. Selline ta sai, pange like, pange subscribe. Ja Alexela palun supportige meid oranžide kohvitopsi kaantega. Ütleks, et võtaks nüüd ühe kohvi lõpus, aga meil on siin 3 tükki ees. Eks me lammutame need kõigepealt ära ja siis vaatame väikse kohvi ja mis edasi saab. Ilusat võtan sul selle eest ära. Päeva või ööd, mida iganes te teete praegult. Muidugi vana, võtab võite ikka.